tšau! Jalutan praegu koeraga ja kuigi on juunikuu, siis on päris jahe ilm ja täitsa selline jope oli vaja selga panna. Ja täna hommikul, kui ma läksin ka koeraga kõndima, siis korraks tuli soe päike ja ma tervitasin päikest ja tänasin, et ta soojendab ja palusin, et ta oleks veel soojem, et maa saaks soojemaks. Ja siis ma palusin neid külmi tuuli, et nad ei puhuks nii palju, sest et igatsus on sooja järgi. Ja tuuled vastasid mulle, et nad ei saa, nad peavad puhuma. Ja nad peavad puhuma sellepärast, et on vaja puhastada. Ja nad ütlesid, et me mürgitame oma maad. Ja seetõttu ongi vaja kõvasti puhuda, et saada puhtamaks. See oli minu jaoks väga üllatav vastus. Ma tean küll, et suured tuuled on muutuste tuuled ja puhastavad, aga sellist vastust ma ei osanud oodata. Ja elades maal, siis ma märkan tegelikult, kuidas põllumehed mürgitavad põldusid. Suuresti minu ümber siin on rapsipõllud, mida siis taimekaitsevahenditega pritsitakse. Ja tule siit! Ja läheduses on ka maisipõllud. Siia! Siin lähedal on üks teine koer, kuhu minu koer tahab hullult minna. Aga ta ei ole temaga sõber, nii et ta tahab lihtsalt kohta kätte näidata. Tõmban ta ära, tule siia! Ehk siis seda maisipõldu näiteks pritsiti just paar päeva tagasi ka. Ja tegelikult oli päris tuuline ilm, et ma tegin natuke taustauuringut ka ja vaatasin siis järgi, mis on nagu seadusega määratud. Ja seal oli kirjas, et pritsida võib põldusid siis, kui on maksimaalselt kuni 4 meetrit sekundis tuul. Ja seda võib teha siis kas hommikul või õhtul. Ja kindlasti, kui on lähedal mesitarud, et siis tuleb, kas oli 2 nädalat vist ette teavitada sellest, et läheb pritsimiseks. Või oli 2 päeva. Selles osas ma jään vastuse praegu võlgu või 2 vahele jääb. Aga igal juhul too päev, kui see pritsis siis seda maisipõldu, siis oli tegelikult väga suured tuulehood ja märgates seda, et linnud läksid pärast sinna põllu peale nokkima, siis millist kahju tegelikult loodusele tehakse. Ja põllumees, kes tahab head saaki saada, ma ei tea, kas ta ise on kursis sellega, et mida ta sinna paneb ja millist kahju see inimesele teeb. Sest nad küll väidavad, et see on nagu reguleeritud ja siis paika pandud mingisuguste numbritega, aga reaalsus on see, et me inimestena sööme ikkagi palju rohkem seda sisse. Need normid, piirnormid, kõik, mis on nagu määratud, et need on sellised keskmise mõõduga. Ehk siis mina, kui mina söön nagu rohkelt taimi ja ma ostan seda nagu tavakaupana, mitte mahekaupana, siis ma tegelikult ei teagi, kui palju ma seda sisse söön endale, seda keemiat. Keha ütleb muidugi. Ja viimasel ajal üha rohkem ma olen hakanud märkama, et minu keha ei taha mingisugust toitu süüa, näiteks, et kui ma on liha laual, siis see liha haiseb minu jaoks nii õudselt ja see tähendab seda, et see liha on minu jaoks saastunud, ehk siis
seal on võib-olla et liiga palju mingisuguseid antibiootikume ja mingeid ravimeid või mingisuguseid asju sees ja on ka juba mingisuguste taimeõlidega ja taimedega ka, või ma tahaks öelda, et nagu kui ma ostan mingisuguseid taimseid kotlette, no ma üldjuhul valin väga, kui ma ostan mingisuguse poolfabrikaadi, siis kõik e-ained nagu jäävad poodi minust, et siis isegi need on olnud sellise lõhnaga, et see on saastunud juba ja rapsiõli ma niikuinii ei tarbi, et rapsiõli on ju totaalselt saastunud, sest et kasvatatakse hästi palju pritsides. Lugesin, et isegi 10 korda siis hooaja jooksul pritsitakse rapsiõli või seda rapsitaime ja et see õli sealt kätte saada, siis ka tugevalt töödeldakse seal keemiliste ainetega ja ega need ei lähe ju sealt seest välja. Aga enamus inimesi ostab rapsiõli, sest reklaam on ju selline, et see on tervislik ja omega-3. Reaalsus on see, et sa saad seal kahjulikke aineid rohkem kui kasulikke, nii et vali, mida sa tarbid. Et need tekitavad sinu kehas mikropõletikke ja kui sul on juba mingisugune terviseprobleem, siis tasub sul nagu üldse vaadata, et mida sa suhu paned ja milliseid valikuid sa teed. Ja kui sa ütled, et et maheasjad on nii kallid, siis mina ütleks sulle, et õpi tunnetama keha ja kui võimalus kasvata ise endale asju, sest et ka maheasjad on tihtipeale juba sellised, et mis ei ole nagu head. Aga ma praeguseks lõpetan ja räägime jälle. Tšau!